Uus sokk läbi! Paneme sokkule elu sisse. Isa läks välja ja siin esimesed aastad seda on ema rääkinud, et pärast meilt ta läbi nagu ei tulnudki. Aga siis ema ütles, et kuule, et tule selle sokuga käi meilt ka läbi, siis lapsed näevad ka. Ja siis nad hakkasid meilt ka läbi käima ja sellest ajast on jah, nagu need sokud juba meelde jäänud rohkem. Kasukas on nüüd mul vana onu. See on ka vist Eesti aegne veel, ma arvan küll. Aga see sokk iseenesest on teise generatsiooni. Sellega käisid mul isa ja siis naabrimees ja Aini isa. Aga selle soku ma nüüd restaureerisin 3 aastat tagasi ära. Aga silmad on nüüd, ma ei tea, kumb see on, kas see on vene sinele nööp ja Eesti sinele nööp? Meie pudelivõhid. Aga sellel olid ennem ka olid vene sinele nööbid olid mõlemad, aga need rostetasid ka. Aga nüüd mul on mõlema valitsuse omad on siia. Kas siin mingid kindlad puud on? Ju see männi puust on. Näost olid küll männi juured olid rabast. Et ta lõhke ei lähe? Rabast männi juured, need hästi sitked olid. See pea oli ka siis? Männi juur ja siis need juured lähtud ju laiali, siis võid juba ära, et kui oleks keverad sarved olid tol ajal ja sarapuu kepid olid ja need ka painutatud sarapust. Jah, sarapus või jah, või olid nendel sellel kadakast, ma mäleta ka, ei ju see sarapust. Ja kriidid on ka siis sokutatsutaja tööriist. Sellega, kui perest ära mindi, nendega tehti siis number ukse peale, uue aasta number. Aga soku üks põhiline see amet on see puksimine ka. See, mida rohkem sokk tüdrukut puksib, seda parem õnn on tal nagu käima peal saada. Seitsmendas või 8. klassis siis me tegime esimest soku ise juba. Siin naabripoistega ja ületee Aini ja Aini vennaga ja siis naabrimees aitas meil soku pea sisse need sarveaugud puurida ja selgroaugu puurida ja selle pea paika panna ja sarved tegime siis kadaka juurikast, kadaka oksast sellised kõverikud. Siis kui me noored olime, siis käisid tüdrukud meie koos küll, jah. Aga nad pidid viimastena tuppa tulema. Kui esimestena tuppa minek, see tõi pererahvale halba õnne ja kui pererahvas oli selline tragid, siis nende tüdrukutel, kes esimene sisse läksid, et nendel tõmmati vanad aluspüksid pähe, naiste aluspüksid, kollaste plekkidega.